Thank you very much. It was very, very pessimistic, so pessimistic that I want to go directly to the debate before we are hearing the third one, the third contribution. How you can communicate actually as a politician and a party chairman all these realistic or even pessimistic things. How is possible with the migration, let's take the migration topic, to give some optimistic spirit also to the voters, because if you are hearing this, that we are not in times of the end of history with the victory of liberal democracies, that we are facing security, big security problems now, then even the new clash of civilizations with the refugee topic. So how we can bring it a bit more in a positive way? Is it possible? Because you also said that European politicians are not able to communicate properly on these topics. Ma saan aru, et see paneel on hästi huvitav, Vene, Inglise, Eesti, aga vist kõik saavad aru. Vot see kommunikatsioon ongi üks väga suur võti. Mulle väga meeldis, ma ei tea, kas Raul Rebane on veel meiega, ta oli siin. Siis Raul Rebane ühel seminaril tõi näite sellest, kuidas moodi siis Vietnami sõja üheks oluliselt nagu lõpetamise oluliseks teguriks oli see foto, kui ta tuleb silme ette, kus Vietnami paljas tüdruk jookseb, taga on sõdurid ja samamoodi sellest samast Napalmi rünnaku eest ära ja see Raul Rebase tähendus oli see, et siis järsku jõudis kohale meestele, Ameerika meestele see, et see sõda on nii-öelda ebaõiglane. Et tegelikult, et üks pilt kujundas väga palju. Ja kui te mäletate nüüd seda Süüria poissi seal Türgi rannas, samamoodi üks pilt tegelikult oli murdepunktiks ja kas või need samad Kölni sündmused, mis olid aastavahetusel. Nii kui ma 2. jaanuaril sellest uudisest kuulsin, siis mina sain aru, et see on game changer selles suhtumises. Nüüd ma küsin, et kas te mäletate, millega Donald Trump sai pilti USA presidendi valimiste kampaania ajal mõned kuud tagasi? See oli ka üks asi. Ta alustas ju sellest, et ta hakkas rääkima majandusteemadel, kuna ta on majandusmees. Aga kedagi ei huvitanud. Töökohad, kõik see kedagi ei huvitanud. Ja siis ta ütles, et ehitame müüri Mehhiko, Ameerika vahele. Ja sellega ta tõusis pilti. Ja siis ta lisas ühel hetkel veel seda, et aga paneme ja selle müüri maksavad mehhiklased ise kinni. Ja siis tõusis nii-öelda teatud valijaskond püsti ja aplodeeris. Ja ma küsin teie käest ka seda, et mis te arvate, et kui meil tulevad ka presidendi valimised ja kui rahvas saaks valida, et kas Donald Trump või Hillary Clinton võidaks presidendi valimised Eestis? Ma arvan, et Donald Trump. Ja just nimelt sellega, et ehitame müüri ümber Eesti ja paneme need põgenikud seda ehitust ka veel kinni maksma, kuigi meil, ütleme, seda probleemi ju tegelikult ei ole. Et mis ma tahan öelda, et sellise mõistliku, ratsionaalse kesktee kommunikeerimine on ülimalt raske või isegi väga keeruline. Ja selliste äärmus ettepanekutega, mille sisu ei ole väga kriitikat väärt, on see, millega on võimalik saavutada tähelepanu ja siis seda tähelepanu hetkega ükspuha millega täita. Et see ongi see suur väljakutse ka näiteks paremtsentristlikutele, konservatiivsetele erakondadele kogu Euroopas, et sellist mõistlikku lahendust, mis oleks tegelik lahendus, kommunikeerida inimesteni on ülimalt raske. Ütleme, nende müüride ehitamisega me hetkel näiteks Eesti ja Läti vahele nagu ei lahendaks kuidagi moodi seda põgenike küsimust, aga ma arvan, presidendi valimistel võib-olla me näeme sellist lubadust mõne kandidaadi poolt. Yeah, I think this anti-elitism actually is so much on the rise. When you observe just the elections in Slovakia, new parties showed up, businessmen, all of them, they said, I'm not the ordinary politician, I'm coming from outside. And we also see this Trump phenomenon, who is actually campaigning much better than it was expected. But I just want to add and to apologize for the third speaker, for Tavi Menik, who couldn't come. But we have the young generation,
And I would ask you, André Sugar, to shortly to summarize what Davi actually prepared. Thank you. Please. Tere! Ma loen siis kirja, mille Taavi Minnik kirjutas. Olen kirjutanud sellest, et tänane 3. maailm on justkui katlake, milles mulksub miljonite noorte meeste rahulolematus. Millise väljundi see leiab, on regiooniti erinev. Ladina-Ameerikas koondutakse endist viisi marksistide sektidesse, Aafrikas ja Aasias islamilippude alla ja nii edasi. See rahulolematus toidab ka sotsiaalseid vastasseise, kuritegevust ja muud sellist. Kui vaadata veidi statistikat 3. maailma riikide kohta, siis maades, kus noori inimesi on üle 30%, siis rahulik on vaid Ghanas. Ülejäänutes kodusõjad või on konfliktid mõne muu vormi võtnud. Demograafiline plahvatus on ühtlasi käima lükanud praegused migratsiooniprotsessid. Rännatakse ju ka loomariigis sealt, kuhu isandeid liiga palju saanud, sinna, kus on paremad tingimused jahipidamiseks ja hõredam populatsioon. Ei põgeneta ja ei rännata vaid sõdade eest, vaid 3. maailma probleemide eest. Peamine on see, et mingil põhjusel ei ole 3. maailma ühiskonnad ja majandus võimelised saavutama teatud arengutaset. Kuid 3. maailma probleemide lahenduseks ei saa olla see, et 3. maailm sõidab meie juurde. Selline asjade käik oleks kõige muu kõrval kahjulik ka 3. maailma riikidele endile, tähendades seal valitsevate olude ja režiimide konserveerumist. Võib-olla oleks hetkel parem küsida, mida saaks teha esimene maailm, eelkõige Euroopa ja Ameerika, 3. maailma ja iseenda heaks. Esiteks peab maailma avalikkus ühinema, et katsuda leida lahendust lokaalse iseloomuga sõjalistele konfliktidele ja aidata Süürias, Liibüas ja Afganistanis ja mujal probleemsetes piirkondades rahu säilitada. Võib-olla on maailma rahu jalule seadmise näol tegemist liiga ambitsioonika eesmärgiga, kuid tuleb vähemalt survestada kas või Süüria konflikti pooltes osalevaid riike probleemide lahendamises osalema. On ju selleks erinevad rahvusvahelised organisatsioonid ja rida välisministeeriumeid arenenud riikides, kellel on olemas ka rikkalik kogemuspagas kriisi reguleerimisel. Loomulikult on kerge sellest kõigest rääkida ja raske teha, kuid alternatiive koostööle ei ole. Teiseks on tarvis üle vaadata migratsioonipoliitika nendes riikides, kus on viimastel aastatel muutunud tõsiseks probleemiks. Ilma jõude ühendamata ning ühtse lähenemiseta, mis muu hulgas peaks kätkema ka teatud piiranguid ja keelde kuni teatud kategooriatesse kuuluvate sisserändajate tagasisaatmiseni, on raske loota mingit reaalset leevendust tänasele rändekriisile. Jällegi on võtmesõnaks koostöö, seda puhku kitsamalt Euroopa Liidu maade vahel. Ja kolmandaks oleks tarvis üle vaadata suhtumine migrantidesse. Loomulikult on tarvis säilitada sallivust, austada vabadusi ja õigusi, üles näidata inimlikkust ja inimese armastust, kuna need on tänase läänemaailma alusväärtused ning mingit taganemist neist olla ei saa. Jidišist on tulnud slaavi keeltesse väljend haljava. Tähendab see mingit tasuta andi, mida jagatakse kõigile. Inimestele, kes on väljaspoolt seda kultuuriruumi, on selle tähendust raske seletada olnud läbi aegade. Valimatult jagatavad tasuta sotsiaalsed lõunad peavad ära lõppema. Tuleb endale lõpuks ometi aru anda sellest, et need, kes abi saavad, ei ole alati need, kes seda kõige rohkem vajavad.
Kui me tõepoolest muretseme inimeste pärast, kes kas või Süüria sõja tõttu kannatanud on, ja neid inimesi on kahtlemata palju, siis ei pruugi seda abi kõige rohkem vajada roosades T-särkides Kesk-Euroopas ringi patseerivad noored mehed nutitelefonidega, vaid naised ja lapsed, kelle Süüria sõda on ajanud naaberriikidesse ning kus nende kodudeks on teadmata ajaks saanud põgenikelaagrid. Toetust vajavad kahtlemata ka Süüria naabrid, kellel on tulnud seda tohutu põgenikemassi vastu võtta. Suletud rahvusgetode ja kogukondade tekkimine siserännumaadesse on midagi sellist, mida vältida tuleks, kuna viib migrandid isolatsiooni, muu hulgas ka sotsiaalsesse isolatsiooni. Üheks oluliseks aspektiks on ka see, et sisserändajad peaksid aktsepteerima siiski euroopalikke väärtusi. Katse tulla võõrasse kloostrisse võõraste reeglitega lõpeb tsivilisatsioonide kokkupõrkega. Euroopa riigid peavad samas leidma endas jõudu, kannatlikkust ja võimalusi, et võimalikult kiiresti sulandada sisserändajad kodanikena oma ühiskondadesse. Ainult sel viisil on võimalik ka käesolevas rahvaste rändamises, mis pole Euroopa ajaloos põrmugi mitte esimene, ilmselt ka mitte viimane, jääda Euroopaks. Tänast rahvaste rännet on palju kordi juba võrreldud erinevatel eesmärkidel, kuid enamasti siiski dramaatika lisamiseks suure rahvaste rändega, mille tulemusel varises Rooma impeerium. Ei sooviks, et tänane Euroopa midagi sarnast veel kord läbi teeks, vaid jääks ikka meie kõikide ühiseks koduks ka edaspidi. Aitäh! Thank you. Tune. Ja suur tänu esinejatele. Ja siin oli küsimus just Florianilt, et kui see ettekanne on liiga pessimistlik, et kuidas siis optimismi tekitada. Ja minu meelest võti ongi selles, et me olukorda realistlikult kõigepealt tajume, sest realistlikust illusioonide vabast olukorra tajumisest algab optimism või mingi lahendus. Kuni me edasi elame illusioonides, siis kindlasti lahendust ei tule, vaid asjad võivad halvemaks minna. Nüüd, üks on selge, Euroopas piir on käes ja seda ütlevad kõige suuremad maad. Ja siin ongi nüüd viimane ettekandja Minnik ütles, et Euroopa Liidu maad peaksid, tingivas kõneviisis, peaksid või tähendab, et sissetulijad peaksid aktsepteerima Euroopa Liidu väärtusi. Aga asi ongi selles, kriis tähendab seda, et need tuleb nii palju, et me ei suuda integreerida ja me ei suuda tagada seda, et nad väärtusi aktsepteeriks. Peale selle me pole väärtuste suhtes, nagu me näeme, üldse veel omavahel kokkuleppel jõudnud. Mida me siis teistelt ootame? Euroopa on põgenike kriisi suhtes jäänud väga ärevust tekitavalt passiivse reageerija rolli. Ja see tähendab meie välis- ja julgeolekupoliitika nõrkust, millest tuleb juttu järgmises paneelis. Sest 5 aastat tagasi, nüüd on kõik tagantjärgi targad, oli aeg toetada Süüria opositsiooni, et edukalt võidelda diktaatori vastu. Ei soovitud näppe kõrbetada, tekkis vaakum. Veel enam, Euroopa Liit jättis hooletusse, vähendas oma toetusi põgenike laagritele Süüria naaberpiirkonnas. Ta vähendas toetusi, mitte ei suurendanud. Ja nüüd on tulemus käes, see tähendab väga selge moraal väärtuste seisukohalt. Kui me tahame pead liiva alla peita või kujutleda, et kriis on meist kaugel, siis nüüd tuleb ta meile koju. Me ei saa ignoreerida rahvusvahelise kriisi enam. Teine aspekt on see, mida siin mainiti, kuritegelike
jõukude valdav osa põgenike kanaliseerimisel. Ja siin tänapäeva uus tehnika võimaldab tõepoolest mitte spontaanset põgenemist, vaid teatud sõnumite saamist. Põgenejad on ju valikulised. Nad ei taha näiteks Eestit. Teiseks, nagu samuti mainiti siin ettekannetes, nad ei ole kõige lootusetumas olukorras. Ja praktika näitab ju, et kõige hullemas olukorras on need inimesed, kellelt ei tule hädakisa, kes ei suuda kaevata või haliseda, kui raske neil on. Sest kõik need, kes tulevad, on võimelised maksma maffiatele. Ja ikkagi minu küsimus on, et kui tõsiselt on Euroopa Liit ja teised tegelenud nende kuritegelike organisatsioonidega, kes lihtsalt kanaliseerivad põgenikke ühes ja teises suunas, teenivad tohutut raha, millist osa läheb terroristlikele organisatsioonidele tagasi. See on Euroopa poolt väga nõrgalt vastatud küsimus. Ja veel näiteks kas või Türgiga seotud, peaaegu poole aastat tagasi Euroopa Liit lubas Türgile 3 miljardit põgenike ülalpidamiseks. Ja üks Türgi radikaliseerumise või tema seisukohtade teravnemise põhjendus oli see, et need 3 miljardit ei tulnud kohale. Tuli miljonid, aga mitte miljardid. Sellepärast nagu tüüpiliselt üks asi on lubamine, teine asi on liikmesriikidelt raha välja pigistamine. Ja nüüd tulemus on see, et me lubame veel teist nii palju. Kas see tuleb või mitte, see on Euroopa Liidu enda haldussuutlikkus ja poliitiline tahe. Aga minu 2 küsimust oleks need. Kas ma saan õieti aru, et hinnanguliselt on 80 000 Saksa luure andmetel, kes võiksid olla ISISega seotud põgenike hulgas, või oli see 8000? Ja teine väide oli, et umbes 1/3 neist on võimalikud 8,000 ISIS fighters. Ja 8000, mis on väga palju. 80 000 oleks muidugi 10 korda hullem. Aga see väide, et iga 3. võiks toetada äärmuslikku ideoloogiat, see on mõtlema panev. Ja teine küsimus Avramil on see, et kuidas ta hinnab võimalust, et härra Putin võiks kasutada ida poolt tulevaid migrante, et survestada Euroopa Liitu. Me nägime Soome piiril hiljuti seda, kus organiseeritud korras Venemaa poolt ei saa tulla spontaanseid põgenikke. Nad toimetati organiseeritud korras Soome piirile, umbes 1000, ja Venemaal on miljoneid niinimetatud illegaale, keda võiks igal hetkel saata üle Euroopa idapiiride. Et tekitada lihtsalt uut segadust, viia tähelepanu kõrvale ja suurendada kogu seda kriisi. Kas see oleks reaalne võimalus või kuidas niisugust asja annaks organiseerida? Või on see lihtsalt niisugune oletus? Aitäh. Of course it's possible. Может быть по-русски. Путин уже использует... I can speak English or Russian? Путин уже использует кризис беженцев. Путин, скорее всего, каким-то образом связан с возникновением ISIS. Во всяком случае, это достоверно известно, что многие боевики на Северном Кавказе, которые принадлежали... На Северном Кавказе действует исламское партизанское движение, связанное с Аль-Каидой, организацией Марат Кавказ. Очень многие боевики этой организации целенаправленно выдавливались
секретными службами России на Ближний Восток, то есть тем, то, что называется, открывали зеленый коридор, им предлагали или их убьют, или арестуют, или дадут возможность уехать в Сирию. И речь идет до 20-30% активных боевиков ISIS, которые происходят из Северного Кавказа, из бывшего Советского Союза. И российские спецслужбы целенаправленно помогали им туда добраться. Несколько дней буквально назад была опубликована информация, уже официальная российская, что Россия начала контакты с движением «Талибан» в Афганистане. Между ними начались переговоры. В общем, на наших глазах создается такая ось Иран, Талибан, Россия, режим Асада, который очень такой диктаторский режим, который, конечно, не может не вызывать беспокойства. Но то, что российская пропаганда использует эти вопросы беженцев, уже говорилось неоднократно, то, что они каким-то образом могут регулировать этот поток, направляя его в те или другие страны Европы, это также известно. Ну, мы уже несколько раз говорили на этой конференции о поддержке России радикальных сил в Европе, которые спекулируют на вопросе беженцев. Мы знаем, что, скажем, партия Мари Ле Пен получает деньги из Москвы, это как бы официально опубликованное. Так что я думаю, что Путин будет использовать этот кризис, и чем дальше, тем больше. One example I want to mention what I was reading in the German media this week. There was a headline, it came then to Austrian newspaper, Die Presse. The Baltic states are closing the borders because of the refugees. It was written from the Reuters, and Postimes took it on over to Estonia. But my own feeling, and maybe more experienced people here can confirm it, that on myself doing the refugee crisis, there's a lot of information every day. All the commentators are talking about it and discussing the thing. But my own problem is which source is really reliable and which is not. Because there's also, due to the social media, they're so difficult. And I see sometimes that in the most important German, if you go to Google News and refugees, there's always Russia Today and some other sources from Russia bringing in, as I said, this case with this Russian-German girl and this raping, which was totally a lie. And I see that already in the last months, and there's a strategy behind that, and I'm very worrying about that, to get really good information sources. Yeah. But we are, maybe two questions. There was, here, please. And if it's possible, questions and not comments because of the time. Да, здравствуйте, Магомед Муртузалиев. У меня один вопрос. Что вы, Аврааму Шмулевичу, что вы знаете о российско-чеченской войне, которая началась в 2000 году и продолжается по сей день? И вы как журналист слышали когда-нибудь, что за 16 лет количество беженцев из Чеченской Республики составило 35%, и количество убитых российскими войсками составило 30%? Спасибо. Ну, конечно, я занимаюсь профессионально Кавказом, я очень много знаю о Чеченской войне, действительно, цифры, которые вы назвали, они более или менее... Yes. Yeah. Sorry. Я действительно много знаю о Чеченской войне, как бы занимаюсь профессионально Кавказом, и цифры, которые вы назвали, они более или менее соответствуют действительности. Погибло, по официальным российским данным, за две войны погибло 180 тысяч человек, то есть гражданское население, которое было убито в основном российскими войсками. Причем это были российские граждане. Скорее всего, по оценкам, которые существуют, которые я разделяю, число погибших порядка в 2 раза больше, 350 тысяч человек. И учитывая, что чеченцев на тот момент было порядка миллиона, это, конечно, очень большие цифры. Last question? Yeah, please. Karl Haav. Ma olen jälginud Eesti ja Ida-Euroopa demokraatia arengut viimase 25 või rohkem aasta jooksul ja mul on küsimus lähtuda siin Avram Šmulevitši seisukohast, kriitilisest suhtumisest humanitaar- ja sotsiaalteadlastesse, et missugune mudel või teooria kirjeldab siis seda arengut, ütleme, Eestis ja Ida-Euroopas, milleks on siin 2 sellist põhilist teooriat.
meil valitseb selline seisukoht, et pärast Nõukogude impeeriumi kokkulangemist taastati täielik demokraatia ja nüüd poliitikud ei tea, mida enam teha, pole enam vaja suurt narratiivi. Ühesõnaga valitseb täiesti funktsionalistlik harmoonia ja seda levitab ka haridussüsteem. Teine teooria tuleneb Zbigniew Brzezinski tööst 1989 Grand Failure, suur läbikukkumine, kommunistliku selle ideoloogia tõus ja langus, mille järgi totalitaarne kommunism asendus autoritaarsega ja kui toimub demokraatia areng, siis ei toimu kohe üleminekut täielikule demokraatiale, vaid kõigepealt on autoritaarne aste ja sellele järgneb siis täielikum demokraatia. Nüüd jälgides neid arenguid Eestis ja Ida-Euroopas võib tähendada, et tõepoolest kommunistlik selline oligarhia asendus siis mitmeparteisüsteemiga, edasi toimus huvigruppide kaasamine, pluralistliku demokraatia areng ja nüüd kolmas küsimus on, et mis nüüd ei toimus, kas see pluralistlik demokraatia, kas see huvigruppide kaasamine on reaalne ja neid kasutatakse, et võime rääkida kodanikuühiskonnast, või on toimunud siis nende huvigruppidega manipuleerimine, nii et tegelikult toimub jällegi autoritaarsuse süvenemine. Nii et kumb teooria ja mudel on teie arvates õigem, kas selline funktsionalistlik harmoonia, et on täielik demokraatia ja nii edasi, et ei tea, mis edasi teha, või on siis tegemist autoritaarsuse süvenemisega ja sellisel juhul, kui me ei tea, mis õieti toimub, on ju raske arvata, mis siis juhtub siis, kui siia tulevad migrandid, kes on teise kultuuriga ja nii edasi, nii et peaksime lähtuma sellest, mis olukord tegelikult ühiskonda kirjeldab ja sellisel juhul on võimalik ka migrante realistlikult vastu võtta, et ei pea rääkima pessimistlikest prognoosidest. Aitäh! Mm-hmm. Yeah. You want to answer? Oh, no.